Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu. Te arutasite komisjonis Tallinna linnavalitsusele väljaantava ajalehe või ütleme propagandalehe Stolitsa sisu täna. Mis oli selle arutelu põhjus? Me oleme Stolitsat arutanud tegelikult juba mitmel koosolekul ja ütleme sisulisi analüüse me tegime varasemalt, kus me käisime kõik artiklid läbi ja tegime igaühe osas eraldi otsus, et kas on tegemist poliitilise reklaamiga või mitte. Tänane arutelu päädis sellega, et meil oli laual siis ärakuulamiskiri, mis võtab kokku kogu menetluses kogutud tõendid ja juriidilise argumentatsiooni. Selles osas oli komisjoni liikmete vahel väikseid erimeelsusi, hääletasime läbi ja nüüd see tekst sai valmis, et me saadame selle järgmise nädala alguses menetlusosalistele laiali. Millised etteheited selle propaganda väljaande suhtes on? Stolitsa osas on selgelt selline etteheide, et on tegemist linna raha eest väljaantava väljaandega ja ta peaks kajastama selgelt neutraalselt linna toimetamisi, tegemisi, aga nende konkreetsete artiklite puhul on tegemist kas Keskerakonna või siis üksikute poliitikute reklaamiga valimiseelsel ajal ja nende kandideerimist toetava poliitilise reklaami edastamisega. Ehk siis sisuliselt on tegemist administratiivse ressursi kasutamisega. Kes need isikuliselt need Stolitsa lemmikud on, et millised nimed sealt läbi jooksevad? Meie menetluses olid menetlusosalisteks härra Tšaplõgin, härra Aas ja siis Keskerakond. Mis nende kohta seal kirjutatakse? Kuidas neid kiidetakse või mis on see sisu? Ütleme nii, et neid artikleid peaks siis juba igaüks ise vaatama vastavatest Stolitsa väljaannetest, aga meiepoolne etteheide on see, et on siis kasutatud ära administratiivset ressurssi, mille eest siis konkreetsed kandidaadid ise ei ole tasunud. Millise summa ulatuses umbes? No te orienteerivalt teate? Need summad ei ole väga suured, kuna me selle reklaami hindasime reklaami hinnakirja alusel. Nad jäid siis seal teatud mõnedes sadades kuni mõnede tuhandeteni. Aitäh!